Eesti Puuetega Inimeste Koja taskuhääling. Tere! On Eesti Puuetega Inimeste Koja podcast, see, mille sa oled käima pannud. Ja on aasta 2023 käes ning esimene episood sellest aastast teie kõrvadeni jõudmas. Mina olen saatejuht Jakob Rosin ja täna on mul külas Eesti psüühikahäirega inimeste ja nende lähedaste huvikaitse liidust Mari Levo ning Lenne Lillepuu, kellega me räägime sellest uuest liidust, vaimsest tervisest ning vaimse tervise hoidmisest Eestis ning sellest, miks on vaja liitu, mis ühendab inimesi, kellel on mure vaimse tervisega. Head kuulamist! Mul on väga hea meel tervitada Eesti Puuetega Inimeste Koja taskuraadios nüüd Eesti psüühikahäirega inimeste ja nende lähedaste huvikaitse liidust Mari Levo ja Lenne Lillepuu. Tervist! Tere! Meil on nii hea meel siin olla. See on uus liit, mis on siin mõnda aega tagasi sündinud. Teie olete olnud mõlemad selle sünni juures, aga enne kui me hakkame võib-olla rääkima sellest liidust lähemalt, äkki me saaksime tuttavaks ka kuulajale, kes võib-olla ei tunne teid isiklikult nii hästi, on hea võib-olla alustuseks selgitada, kuidas teie üldse olete vaimse tervisega seotud olnud. Mari, äkki sina räägid, kuidas sa selle teemani jõudnud oled? Tegelikult seda teemat on väga palju meie ümber, et ma olen seotud tegelikult päris mitme haigusliiduga olnud, et see vaimse tervise teema puudutab ka igat kroonilist haiget. Et ma olen seotud insuldipatsientide seltsiga, et võib öelda ka, et insuldihaiged on väga haavatavad ja me peame tegelema ikkagi igapäevaselt just oma vaimse tervisega. Et siis nii haiged kui lähedased, aga jah, et see haige vaimse tervise teema on hästi oluline ka Eesti riigile siin just viimasel paaril aastal ja see on ääretult oluline ja tore. Lenne, mis sind vaimse tervise teemadega? Oi, nii palju. Ma arvan, ma võib-olla alustan sellest, et ma olen ise raskelt põdenud depressiooni ja välja tulnud sellest, et see on selline võib-olla esimene isiklik. Täiesti süke šokeeriv kogemus oli, kunagi ei arvanud, et see minuga juhtus, aga juhtus. Nüüd ma olen väga tänulik, sellepärast, et ma saan oma kogemust jagada teistega ja aidata teisi inimesi. Ja siis mul on üks eestvedajatest Pärnu depressiooniga toimetuleku võrgustikus, mis on siis Euroopa Liidu projekt European Alliance Against Depression. Ja Pärnu on siis esimene linn Eestis, kus siis piloteeritakse sellist 4-tasandilist depressiooni ja suitsiidikäitumise ennetamise võrgustiku tööd. Ja ma olen siis üks nendest, kes koos siis iga suurepärase tiimiga seda eest veab. Ja siis ma olen ka nagu nii-öelda minu background või selline tagapõhi on siis personali juhtimine ja täiskasvanute koolitus, mida ma siis tegin 16 aastat UK-s. Ja läbi selle siis puutunud kokku siis just nagu karjääri alguses olevate teadlaste koolitamisega ja nende toetamisega ja nii-öelda mentorlusega. Ja siis sealt oli väga süke ilm nagu selge, et vaimse tervise probleemid mõjutasid neid väga palju. Ehk siis selline enda kogemus ja teistega koostöötamine on mind toonud siia. Kui me hakkame rääkima teie liidust, enne võib-olla võiksime rääkida paarist mõistest, mida inimesed ikka üldiselt kasutavad, aga mul on tunne, et nad kasutavad samal asjale mõeldes väga paljusid erinevaid sõnu. Psüühikahäire, vaimne erivajadus, vaimupuue, intellektipuue, et neid kõiki kasutatakse, aga inimesed ilmselt, ma kardan, sageli ei tee vahet, et nendel sõnadel ju tegelikult on erinevad tähendused. Vaimse tervise häire on ikkagi see, mis tekib inimesel, mis ei ole tavaliselt kaasa antud, mis tekib mingil põhjusel, et neid riskitegureid võib olla mitmeid, miks tekivad inimestel vaimse tervise häired. Et need on erinevad ja nendest häiretest kujunevad erinevad haigused, mida siis ravitakse, et seda võib-olla nimetada vaimse tervise häireteks. Aga intellektipuudega
vaimupuudega inimene tavaliselt sünnib, et tal on kas mõni haigus, sünnitrauma, et selline puue võib tekkida ka mõne haiguse tagajärjel. Näiteks ka sellised rasked ajutraumad või insuldid. Neid haigusi võib olla palju. Õnnetuste tagajärjel ka just on ja traumade. ja et nagu Et just eelkõige võib-olla ajutraumade. Aga just palju meil intellektipuudega lastest, kes on sündinud, on ikkagi et nad on sündinud ikkagi kas liiga vara või mingid sellised ja see on väga hea küsimus, ma arvan, et kui ma hakkaksin defineerima, et ma korraks isegi nagu hakkasin mõtlema, et ma ei teagi, kas ma oskaks niimoodi päris defineerida neid, aga minu silmis võib-olla on see, et nad on kõik nagu eriliste oskustega inimesed. Kui me tuleme nüüd sündinud liitu juurde, Eesti psüühikahäirega inimeste ja lähedaste huvikaitseliit, mis sai selleks motivaatoriks või miks seda liitu vaja on? Miks te lõite selle liidu? See on üks kaua oodatud beebi. meil olid just arenduspäevad siin veebruaris on ja siis tuli nagu välja veel ilmselgeks, kui kaua oodatud see on. Aga ma arvan, et selline üldine seletus on see, et Eestis on hästi palju erinevaid organisatsioone, kes tegelevad nagu erinevate huvikaitsjatega või mitte huvikaitsjatega, aga erinevate psüühikahäiretega inimese toetamisega. Aga et meil ei ole sellist ühtset huvikaitseorganisatsiooni, kes siis nii-öelda võib-olla siis seisakski jõudsamalt nii inimõiguste eest ja haigete eest ja selle ravi eest. Et selle, ma arvan, et see põhieesmärk, miks meil seda vaja oli, et ongi, et nagu üheskoos töötades me saame mõjutada inimõigusi, me saame mõjutada seda ravi kättesaadavust ja kvaliteeti ja näiteks on ju, kuidas meil koheldakse on ju psüühikahäiretega inimesi, näiteks psühhoosis inimesi. Suhtumist saame muuta. Ja siis on veel ka see, et hästi palju on neid organisatsioone, kelle huvid on siis nii-öelda toetatud, aga siis on ka näiteks teatud gruppe inimesi on ju, ma ei tea, kas grupp on õige sõna kasutada, aga näiteks skisofreenias inimesed või esmase psühhoosi saanud inimesed, kes tegelikult ei kuulu mitte kuskile. Et siis meie EPIL, igaüks ütleb selle erinevat, üks ütleb EPIL, teine ütleb EPIL, kuidas sina ütled, Mari? EPIL, mina ütlen EPIL. Et siis, et me oleme selline siis nagu katusorganisatsioon ja eesmärk ongi siis nagu koostöös, just nagu koostöös kaardistada tegelikult ongi, et mis meil on, mis on juba ära tehtud ja mida me üheskoos saame teha, et kaitsta inimeste huve ja nende lähedaste huve. Just eelkõige toimetulekul ja ravi kättesaadavusel võib-olla ja ka just see suhtumise muutmine nendesse inimestesse peab muutuma kindlasti. No siit tuli väga palju suuri märksõnu, mis minule maalivad sellise lõputu tööpõllu. Kuidas te ise tunnete? Kui hull see olukord meil Eestis on täna? Ma arvan, et meil on arenguruumi on. Ütleme, et arenguruumi on, kui positiivselt vaadata, et ma ei tea, mulle ei meeldi kirjeldada, et on väga hull või ei ole hull, aga meil on arenguruumi, me oleme teinud selleks sammud. Kindlasti tööd on väga palju, nagu meil selle arengupäevadelgi tuli välja, et kui me vaatasime nendel EPIL-i eesmärkidele nii-öelda otsa, mis oli nagu selle asutamislepingul pandud ja siis me vaatasime neid suuri ambitsioonikad eesmärke ja siis oli nagu selline raputus, et okei. 10 eesmärki, aga millega alustada ja millele on kõige olulisem tähelepanu pöörata. Mis need eesmärgid on? Äkki me saame mingi näite tuua? Ja ma võin need lugeda, et see esmased eesmärgid koondada ja jagada infot psüühikahäiretega inimesi nende lähedasi puudutavate õiguste, teenuste ja taastumise võimaluste kohta. Teine on tõsta psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste elukvaliteeti läbi teadlikkuse tõstmise ja huvikaitse. 3. on tõsta teadlikkus psüühikahäiretest ühiskonnas, sealhulgas siis ennetamisest ja ka siis tekkemehhanismidest. 4. on psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste heaolu toetavus seadusloomes kaasarääkimine.
olla kaasatud ja tunnustatud partner riigile, kohalikele omavalitsustele ja teistele vaimse tervise teemadega tegelevatele organisatsioonidele. 5 on seista teenuste ja ravi kättesaadavuse ning kvaliteedi eest ja viimaks on siis seista psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedasi väärtustava sõna ja keelekasutuse ning väärtushinnangute eest. Ehk siis isegi kui ma loen neid praegu siin ette, siis mul tekivad külmavärinad, et mille otsa me oleme sattunud, Mari. Aga samas kuulates kõrvalt sind ikkagi tundub, et suhteliselt nagu õieti oleme kirja pannud. Et nagu praegu mõtleme samamoodi kui siis, kui see põhikiri sai tegelikult vastu võetud ja sellega tööd tehtud. Kust te ise tunnete, kust see king täna Eestis kõige rohkem pigistab? Mis on see esimene mure, millega peaks siit sellest nimekirjast tegelikult tegelema hakkama? Tegelikult me nagu peaksime tegema just koostööd ikkagi koos riigiga, et väga oluline on see, et riik on tegelikult loonud Sotsiaalministeeriumi juurde vaimse tervise osakonna ja tegelikult ka siin VATEK, kellega teeme tihedat koostööd, on selline väga oluline vaimse tervise suundade seadja ja tähelepanu pööraja nii riiklikul tasandil kui ka tõesti Riigikogu ja presidendi tasandil, mille üle on väga hea meel, et me suudame, et me ikkagi püüame nendes jälgedes käia ja koostööd teha. Aga just, et king pigistab, jah, et on oluline ikkagi see, et kust seda abi kätte saada ja see häire, et mis mul on, eks ju, või inimesel on, et mis see siis on, et tunda selle nagu omapära ja just toimetuleku võimalusi, eks ju. Et riigi eesmärk on ka tegelikult luua üle Eesti ikkagi nagu kohalikel tasanditel need kättesaadavad psühholoogid, tugispetsialistid, igal pool ei ole neid veel või nende hulk on liiga väike pigem. Et millest on ka juttu olnud, et see on hästi oluline, et see inimene, kellel on probleem, et ta saaks ikkagi võimalikult ruttu abi, et see kriis või häire ei süveneks, et ta saaks nagu igapäeva elu edasi elada, et see ei häiriks teda, eks ju. On see valdkond siin teie vaates viimaste aastate jooksul muutunud nõudlikumaks? Inimeste vaimsest tervisest räägitakse aina rohkem, vaimse tervise probleemidega pöördutakse aina enam psühholoogide, psühhiaatrite poole, seda ka näiteks noorte seas väga palju. Palju teie tajute seda, et see olukord hakkab meil ära käest natukene minema, sellepärast et tundub, et väga paljudel on mure ja väga paljudel on küsimus? Üks osa on see, et meil on rohkem seda teadlikkust, et me räägime sellest rohkem, et me oskame seda rohkem nagu esile nagu tuua. Aga teine osa on, et kui me isegi vaatame seda paari aastat, mida me inimkonnana oleme läbi elanud, on ju, et COVID ja meil on nüüd see sõda ja tegelikult on nagu hästi keerulised ajad on olnud. Süvendab kriis. Et kindlasti, ehk siis vastus küsimusele, et jaa, ta on kindlasti on nagu tulnud rohkem esile, olukord on minu arust kriitiline. Et me peaksime tegelema, kindlasti ei tohiks ignoreerida. Peaksime tegelema sellega juba eile, et muidugi väga-väga palju tehakse, väga-väga palju isegi mingite organisatsioonidega koos töötades. Kui ma nendega räägin, on nagu super hea meel kuulda, kuidas nad panustavad ja kuidas võimaldatakse näiteks töötajatele käia psühholoogi juures või aga jaa. Väga oluline on teada neist häiretest, et osata ka seda ära tunda, eks ju, ja teist aidata. Et sellega tegeleb praegu ka hästi aktiivselt peaasjad, psühholoogid. Et see on hästi oluline. Et me oskame aidata ka teist toetada. Jah, ja et hästi raske on, või meil on nii palju stigmat erinevate nagu nii-öelda häirete või vaimse tervise häirete või ükskõik mis häiretega selle üle on nii palju stigmat, et just nagu ise nagu märgata ennast, et kui me näiteks depressiooniga toimetuleku võrgustikus me räägime hästi palju sellest,
et ikkagi nagu kerge ja mõõduka depressiooniga inimesed, et hästi palju on seda eneseabi, mida annab ära teha. Ja meil on, seda ongi vaja nagu panustada iseendasse, aga just see esimesed sellised sammud, et nagu tunnistada, et mul ei ole ikka kõik päris hästi ja teha rahu sellega, et see on täiesti okei. Muidugi. Ja et see on hästi oluline, et tegelikult ka ühiskond võtaks selle omaks, et see on probleem, sellega tuleb tegeleda ja just, et neid pakkuda välja neid lahendusi, eks ju, ja tugiteenuseid. Aga mis need tugiteenused siis võiksid olla? Mis on need mõtted, millega teie nüüd hakkate toimetama? Mis need lahendused või kus need lahendused võiksid tekkida? Tugiteenused on kindlasti nii igasugused psühholoogi, psühhiaatri teenused, eks ole, oma kodukandis, et inimene ei peaks selleks sõitma teise Eesti otsa, et saada nagu kas või seda samast meditsiinilist teenust, eks ju. Samas ka kogemusnõustamise teenus võiks olla, et sama murega inimesed jagaksid oma kogemusi, eks ole, ja et see tooks nagu selgust sellesse, et mida see häire ikkagi ja mida selline elu võiks kaasa tuua, eks ju. Et tegelikult eks need häired kulgevad inimestel erinevalt ikkagi, aga samas seda on võimalik ennetada kindlasti päris paljusid probleeme. Infovahetus, üksteisega suhtlemine on üks märksõna. Ja kommunikatsioon hästi palju, koolitused. Nagu ongi koolitused just nagu koos nagu kogemuslugudega. Et kui me seal arenduspäevadel näiteks olime, siis olid Eprust, meil kolleegid olid, kes on tegelikult juba loonud koolituse, mida me juba saaksime kasutada just nagu koolitus nii-öelda erinevatele siis haiglatele, et psühhoosis inimese elu kohta. Et ja rääkida kindlasti nagu koostöös ka siis nii-öelda riigiga on erinevaid kampaaniaid teha, aga ma just vaatasin meie neid meie arenduspäevade, et mis meie need sellised esmased prioriteedid olid. Esimesena see koolitaja, kes meil see läbi viis, on siia kirjutanud, et beebisammudega edasi. Et siis kui me vaatame need esmased prioriteedid meile, siis ongi, et esimene on see EPIL-i nii-öelda tugevdamine, et siis luuagi nagu suhted partneritega ja luuagi selline hästi selge struktuur ja kuidas meie töökorraldus hakkab olema ja liikmete kaasamine ja tegelikult nagu minna siis nii-öelda koos liikmetega süvitsi, et missugune see arenguplaan siis nii järgmiste aastate jooksul hakkab välja nägema, et kui me näiteks seal Pirita kloostris kokku saime ja mõtlesime, et nüüd teeme strateegia 3-5 aastat, siis tuli väga kiiresti välja, et tegelikult meil oleks vaja see esimene aasta töötada selle nimel, et üldse seda arengukava nii-öelda välja töötada, sest see eesmärk on lihtsalt nii suur. Ja siis teine suur punkt ongi koolituste, seminaride korraldamine ja kogemuslugude jagamine, et siis teenuste kvaliteedis kaasa rääkimine ja siis huvitegevuse arendamine. Tuua seda reaalse inimese pilku kogu sellesse arutellu, mis käib kuskil riigis, kuskil omavalitsustes. Ja tegelikult just rääkida läbi nende kogemuslugude ja just nende häirete omapära, eks ju, mida iganes siis, kas läbi filmide, läbi inimeste, et rääkida nendest häiretest ja nagu teadvustada ka ühiskonnale lihtsalt. Et millest need häired tekivad ja kuidas nendega oleks võimalik toime saada. Et üks küsimus on kindlasti see ka, et meie ülesanne kindlasti võiks olla ka just selle inimeste toimetuleku parandamine läbi teadlikkuse jagamise, just kuidas siis seda abi leida ja millised on need abi võimalused. Aga ka vaata, mina näiteks kohe mõtlen jälle seda, et tegelikult minul meeldib öelda, et ongi, et meil on eri oskustega inimesed on ja kõik, et siis ka tõsta tegelikult teadlikkus sellest, et nagu missugune megaväärtus nendel inimestel on, et kui me räägime organisatsioonides
näiteks kui tööandjatele, et väga tihti mõeldakse, et see on ekstra töö, on ju erivajadustega inimeste toetamine, aga seal on selline talent ja väärtus on seal tegelikult peidus, et just nagu tõstagi teadlikkust, et nagu kuidas tegelikult organisatsioonid näiteks väga palju kaotavad, et ühel hetkel me räägime, et meil ei ole näiteks IT-talenti ja siis teisel hetkel me räägime, et või noh, kui me vaatame, kuidas me värbame on ju inimesi ja kuidas organisatsioonides nii-öelda inimesi toetatakse, siis erivajadustega inimestel on väga raske, aga nende talent läheb täiesti kaduma. Et meil on võimalus, meil on suurepärane võimalus nagu rikastada oma riiki ja rikastada oma majandust ja rikastada oma ettevõtteid läbi selle, et me mõtleme kõikide inimeste peale. Toome äkki mõne konkreetse näite, kui me võtame selle sama värbamisprotsessi ja ettevõtte töökultuuri, et tegelikult väga paljud vaimse tervise probleemid ju täna tulevadki töökeskkonnast, mis ei ole inimesele tervislik. Ja mis siin võib-olla võiksid olla mingid konkreetsed sellised asjad, mida mõnele tööandjale saaks soovitada, mis on ühes vaimse tervise mõttes tervislikus töökeskkonnas kindlasti olemas? No näiteks üldse see, kuidas inimesed kandideerivad, et kuidas või noh, kuidas informatsioon neile näiteks avalikuks tehakse, on ju, et on näiteks töökuulutus, kas see töökuulutus on näiteks saadaval eri formaatides, et siis inimesed, kellel on näiteks nägemisvaegused, et see on nendele ka lihtsasti nii-öelda kättesaadav. Kui me arendame on ju oma website, kes neid website saavad kasutada, kas saavad kasutada näiteks on ju, ma ei tea, nägemis- või kuulmisvaegusega inimesed need website, kus me siis kuulutame enda neid töökuulutusi. Kui me intervjueerime inimesi, siis väga paljudel inimestel, kes on üliandekad, neile näiteks ei meeldi otsa vaadata. Aga mis on see meie, kuidas meid koolitatakse, vaata ilusti otsa ja nagu tunnusta seda inimest. Aga näiteks introverdid või tihtipeale on ju inimesed, kes on autistid, üliandekad inimesed, aga nende selline igapäevane siuke toimetulek või igapäevane käitumine on hoopis teine nii-öelda see tava selle ajukeemiaga inimesele. Intervjueerimine on üks, teine on siis ka need töökeskkonnad on ju. Kohandamine, eks ju, kõik võib-olla see töökeskkonna kohandamine ja üldse inimese tundma õppimine, eks ju, et need omapärad, just et neid omapärasid kasutada nagu selle tugevusena nii-öelda. Jah, et näiteks, miks see inimene ei ole, tal on midagi viga, ta ei ole üldse sotsiaalne või et kui meil kõik üritused, on ju ettevõtte üritused on nagu, ma ei tea, hästi sotsiaalsed ja me tegelikult ei organiseeri üritusi, kus modereeritaksegi erinevaid inimesi nagu kaasa rääkima või kui me teeme, ma ei tea, mingisuguseid koolitusi on ju, et siis täpselt samamoodi, et kõik koolitused ei tohi olla sellised interaktiivsed ja elavad ja nii-öelda ekstrovertidele disainitud, et me peame mõtlema selle peale, et introvertsed inimesed ja nagu nii-öelda siukse eri on ju ajukeemiaga inimesed, neile ei meeldi, neile ei sobi see selline üks-ühele siuke suhtlemine ja arvamuste väljaütlemine, et meil on vaja luua neile moodused, kuidas nemad saaksid ennast avaldada ja meil on vaja just luua mooduseid, kuidas meie õpime nende käest, et võib-olla üks kõige suurem, et ma olen siin palju näiteid toonud, aga võib-olla üks kõige suurem ongi see, et mida meie saame teha. Et kui see inimene, kes meiega liitub, ta ei olegi sotsiaalselt nii aktiivne, et kuidas meie saame temalt õppida. Et mitte tema peab nagu meie järgi ennast kohandama, vaid meie tema järgi. Aga tegelikult on see oluline võib-olla mõlemapoolselt, et me peaksime paremini tundma neid häireid või neid omapärasid, et neid inimesi paremini nagu omaks võtta ja nende tugevusi nagu kuidagi kasulikult ära kasutama. Ja teine asi, et me peame seda suhtumist muutma kindlasti, eks ole, et olema avatumad ja nagu püüdma mõista, mida need häired endaga kaasa toovad või kuidas need kulgevad ja kuidas neid saab ravida. Ja teine pool, et meie ootused võiksid olla ka nende inimeste suhtes
et me peaksime ka neile selgitama, et meie ootame ka nende poolt enda suhtes sellist austavat suhtumist nii-öelda või aru saavat, et mitte, et minul on see häire, et aga eks ju, et sul on häire, aga sa peaksid ikkagi nagu saama samamoodi tegelikult selles keskkonnas elatud ja aru saama, et kuidas sa peaksid siis saama teistega suheldud ja töötatud ja sellesse keskkonda nagu kohanduma. Et see peaks olema nagu mõlemapoolne, et see võib-olla on väga suur töö, et just see, et mitte, et ainult, et see häire, eks ju, mis on võib-olla mööduv siiski, aga just ka see, et tegelikult, kuidas õpetada nendele häirega inimesi mõtlema, et kuidas nad ka, eks ole, samamoodi suhtlevad oma tööandjate või koolis või kodus perekonnas sõpradega. Ehk siis arusaam sellest, et kõik inimesed ei ole vaimse tervise eksperdid, ei pruugi osata kõige õigemini ka suhelda ja vastu tulla, et ka see pool natukene neilt võib seda kannatlikkust tuua. Aga kui ma küsin sinu käest, ma tean, et sina küsid meie käest küsimusi, aga mis on sinu kogemus olnud? Minu kogemus on, kuna eks ole, minu töö on olla ka natukene kogu selles valdkonnas sees ja puutuda kokku erinevate erivajadustega inimestega, siis ilmselt ma olen natukene halval positsioonil selles mõttes, et ma oskan juba mõelda nendele teemadele automaatselt, aga kui mõelda nüüd laiemalt, siis on järjest rohkem tänu sellele diskussioonile, mis meil ühiskonnas on, ju märgata seda, et kas või juba ligipääsetavuse kontekstis ei osata vastu tulla, et kas või ürituste korraldamisel, eks ole, et me ei mõtle sellele, et inimesed tegelikult ju väsivad mingi hetk ära, aga me anname kogu aeg uut informatsiooni peale ja adumata seda, et seda infot ei jõuta enam töödelda ja siin see sageli ei pea sul olema selleks isegi psüühilist erivajadust, eks ole. Hästi palju on selliseid olukordi, keskkondasid, mis on psüühiliselt tohutult nii-öelda nõudlikud ja kuhu inimesed surutakse. Et ma arvan, juba ka sellised teemad on ühiskonnas vägagi käsitlemata ja nendest tuleks kindlasti rääkida. Ma küsiksin võib-olla ka sellist asja, ma saan aru, teie liiduga saavad täitsa kõik inimesed liituda, kelle soovi. Kuidas me nüüd leppisimegi? Meie liiduga, me arutasime seda nüüd viimastel arengupäevadel ka veebruari keskpaigas, et me ikkagi jõudsime arusaamale, et meie liiduga võiksid liituda nii üksikisikud kui ka ühingud. Kui pole, eks ole, ühinguid erinevatel psüühikahäiretega inimestel või nende lähedastel, siis nad saavad ise liituda, et nad ei pea olema kindlasti mingid ühingu liikmed. Ja teiega koos on see ma saan aru, parem võimalik selles diskussioonis osaleda, saada ise targemaks? Ja aidata meil, et selles suhtes meie ei ole ju ka nagu, me ei tea ju kõike, et väga tähtis ongi just, et kutsuda inimesi ka, kes on huvitatud selle ala nagu arendamisest ja kaasa rääkimisest, et tulge õpetage meid ka, et meie ju ka kogu aeg areneme ja õpime. Just see toimetuleku parandamine, et ikkagi inimesed, kes tunnevad, et on abi vaja just nii toimetulekul kui ka võib-olla nii ravi kui taastusravi kättesaadavusel, eks ole, et siis ikkagi meiega võiks liituda. Kust teiega ühendust saab? Praegult saab meiega ühendust võtta MTÜ või mtu.epil@gmail.com ehk siis mtu.epil@gmail.com ja meil on ka Facebooki lehekülg, on ju? Jaa. Kuhu te saate meid liituda. Meil on Facebook, Epil. Epil ongi meie Facebookis või? Ja me tegime endale eesmärgiks, et me tahame luua Eesti kõige ligipääsetavama kodulehe. Ja kohe on see avanemas. Mis on teie unistus? Milline võiks psüühilise erivajadusega inimese elu Eestis olla teistmoodi 5 aasta pärast või 10 aasta pärast? Et ta ei tunne, mina tahaks, et inimesed
et nad tunneksid ennast kui selle ühiskonna täisväärtusliku osana või et me enam nagu võib-olla ei kaardistaks neid või kuidagi sildistaks neid, et me peame neid või kuidagi, ma ei oska võib-olla poliitiliselt korrektselt öelda, aga et 5 ja 10 aasta pärast see võib-olla veel ei ole võimalik, aga et umbes, et meil isegi veel ei ole, me ei pea enam nagu diskusseerima seda, et meil on suur probleem ja me peame tõstma teadlikkust, et õpetada inimesi väärtustama ühiskonnaliikmeid, kes meil juba on. Et minu jaoks tundub see nii, kuidas see sõna on, aidake mind välja, nagu mitte uskumatu, aga kurb natukene, et me oleme nagu eksisteerinud üksteise kõrval ja meil tegelikult alles nüüd räägime sellest, et kuule, tõstame teadlikkust sellest, et tegelikult on meil nii fantastilisi erioskustega inimesi, et me nagu peame veenma inimesi, et kuulge, või tööandjaid peame veenma. Ma ei tea, see on minu unistus. Et me peaksime vältima seda tõrjutust ja võib-olla suurendama empaatia võimet. Aga seda ikkagi mina küll leian, et läbi eelkõige teadmiste jagamise nendest häiretest ja just, et kuidas on võimalik nendega toime tulla ja hakkama saada. Aga see vaimse tervise teema on tegelikult hoogustunud ja häirete teema on hoogustunud üle maailma, et see on nagu väga hea. Ja just ka, et Eestis on tegelikult selle eeskujul võib-olla võetud selline initsiatiiv riiklikul tasandil ja ka Riigikogu juures, nii et kui praegu mõeldes erakondadele, kes võitsid, on nagu, võib öelda, et nagu selline rahu on hinges natuke. Et need tundub, et nemad on kõige rohkem võib-olla ka tähelepanu pööranud vaimse tervise teemadele. Tead, mis mul tuli üks asi veel meelde, kui ma kuulasin, kui sa rääkisid, et mida ma tahan inimestele, ma tahan, et üha enam ja enam oleks inimesi, kes julgeksid või nagu, kes julgeksid enda huvide ja enda inimõiguste ees seista, sest nii väga paljudel inimestel see on nagu väga keeruline seda informatsiooni, nii palju teadmatust on, kogu see stigma, võib-olla need teenused, mida me hetkel pakume neile, ei ole nii abivalmid ja nii toetavad. Et siis 10 aasta pärast ongi see inimeste hulk on ju, kes nagu julgevad nii-öelda enda ees seista, ütlevad ei, see on minu õigus. Just. Niimoodi kohelda või kui lähedastena, et see on minu õigus, et mu, ma ei tea, vanaema, kes on dementne, nagu hoolitsetakse teatud moodi või on ju sinul ema just on ju. Oli, et just tegelikult, et selle ajaga võiks tõesti tõusta teadlikkus ja just, et oleks vähem tõrjutust. Aitäh, Mari-Helene, täna tulemast natukene rääkimast sellest liidust. Ja loodame siis, et see vaimse tervise maastik muutub kõigile sõbralikumaks ja ühtlasemaks, nii et see ei oleks enam ohtlik ja halb olla, vaid just hea ja turvaline, nii nagu kõigile kõige parem on. Aitäh teile ja palju edu! Aitäh, suur tänu kutsumast ja üheskoos teeme ära ja teeme seda nagu põnevusega. Teeme teistmoodi. Ja et see maastik, et tegelikult see on nagu põnev avastus, et siis kutsume teid koos või meiega koos avastama ja tegelikult ka muutma asju. Aitäh! Salvestas, intervjueeris ja monteeris Jakob Rosin.